Tere õhtust ja tere tulemast vestlusõhtule Elukatsed majanduses. Mina olen Mairi ja me oleme siin Ajaloomuuseumi veinikeldris täna õhtul vestlusõhtul. Kohe varsti ütlen ka, kes siin kõik mu kõrval on, aga tere tulemast kõikidele külalistele meie saalis siin ja tervitused ka kõikidele inimestele, kes vaatavad meid veebi vahendusel. Ja see vestlussari on siis korraldatud koostöös Biotoopia ja Tasaarengu Eesti organisatsiooniga ja vestlussari ongi on nimega siis Elukatsed ja selle vestlussarja eesmärk on siis koguda aluseelduseid selleks, et milline on see kestlik ühiskond, milline on kestlik tulevik ja siis kõik need aluseeldused lähevad siis elu kasvujärgses Eestis konverentsile, mis toimub järgmisel nädalal Nelijärve puhkekeskuses. Ehk siis te olete kõik ka sinna oodatud kaasa mõtlema ja arutlema nendel teemadel. Enne veel, kui me lähme sisu juurde, ma sooviksin tänada siis meie kõikide korraldajate nimel vestlusõhtute peatoetaja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit ja siis lisaks ka kaasrahastajad European Green Foundationit ja kõiki muuseume, kes meid on oma ruumidesse näitustele lasknud, ehk siis ka kõik vestlusõhtud on toimunud erinevates muuseumites ja täna me oleme siin Ajaloomuuseumis. Ja võite vaadata, siin taustal on meil sellist hõbedast keskaja rikkust ja jõukust, mis on siis annetatud muuseumile erinevate kaupmeeste poolt siin ajaloos mingitel hetkedel. Minu kõrval on siin 3 toredat inimest, võib-olla ilmub ka 4, aga eks see aeg seda näitab. Ja ma tutvustan teid lühidalt. Mul on siin, vaatan Villele otsa, Ville Jehe, endine siis suurettevõtte juht, kui ma võin niimoodi öelda, võin öelda. Täna ettevõtja ja ühiskondliku innovatsiooni edendaja Koosloomekoda MTÜs. Vastab tõele? Muuhulgas, jah. Muuhulgas, jaa. Kannab mitmeid mütse, need on mõned neist. Siis vaatan sinna, seal näeme Mart Kuusk. Ja Mart Kuusk on maailmarändur, võib-olla siin ka meie kõik elasime talle kaasa Facebookis sõudes üle Atlandi ookeani, aga mitte sellepärast ei ole Mart siin, kahjuks või õnneks. Ma mõtlesin. Aga Mart on siin sellepärast, et Mart on ka ettevõtja, võib-olla siis ka mikroettevõtjaks võime teda pidada, võib-olla mitte. Täna veel. Kus siis Mart, tema seda lugu me kuuleme ka varsti, siis eksperimendi korras ta asutas ettevõtte, mida ta juhib hoopis teisiti, kui tavaliselt ettevõtteid juhitakse. Ja see ettevõte pakub puhastusteenuseid ja võib-olla selle nagu väga ägusa jutuga ma seid nagu jätangi selle kirjelduse Mardile, et me siis saame kuulata täpselt, et mis see teisiti juhtimine siis tähendab ja kuidas see tänase teemaga meil haakub. Ja siis minu kõrval istub Kaire Holts, kes on majandusteadlane TalTechis. Ja Kaire on siis see inimene, kes peamiselt uurib tööjõu ja ettevõtlussotsioloogiat. Ja selle osas ka me kuuleme kindlasti väga põnevaid mõtteid ja sisendit Kairelt. Ja juhul, kui meiega liitub siin jooksvalt Heido Vitsur, siis tema on LHV majandusanalüütik, majandusteadlane ja endine majandusminister, ehk siis kui see ilmub üks meesterahvas juurde, siis te teate, et see on tema, et ei ole keegi teine loodetavasti. Ja samas keegi võib nalja teha, et ta lihtsalt tuleb seal nurga tagant, istub siia ja siis me mõtlemegi, et tegemist on Heidoga, aga ma tean, milline ta välja näeb, nii et ei saa nüüd petta. Aga minnes siis teema juurde, elukatsed majanduses. Sissejuhatuseks võib-olla tahakski rääkida, me oleme siin Ajaloomuuseumis, on meil põhjusega valitud koht, sest et Ajaloomuuseumis hetkel väikene infokild on selline näitus, et kuidas keskajal rikkust loodi. Me kutsume seda omakeskis Hansa hiilguse näituseks. Ja Hansa ajal siis rikkuse loomine tegelikult oli väga paljuski kaupmehe enda käes, sest kaupmees oligi see, kes ta pidi tundma kirjakeelt, ta pidi oskama lugeda, arvutada, ta pidi tundma neid kaubateid, erinevaid kaupmehi,
teadma täpselt, kus on mingite materjalide nii-öelda selle kauba hind kuskil mujal, seal selles teises sadamas, siin sadamas. Ehk siis ta oli üks selline hunt kriimsilm ja võib-olla siis me mõtlemegi, et see on nüüd põhjendatud, et tema saigi siis nagu rikkaks, et ta pidigi nii palju vastutas selle eest, et tal see ettevõte siis toimiks. Täna me oleme sellises vabamas ühiskonnas toimetame, meil on vaba turumajandus, ettevõtjaks võivad kõik hakata, võite siin praegu meid kuulates samal ajal endale OÜ registreerida, eks ole, et saate selle kinnitatud selleks ajaks, kui meil vestlusõhtu läbi saab, et paberil on see kõik väga lihtne ja me võimegi kõik olla ise oma enda õnne sepad, hakkame mingid ettevõtted tegema, turul on seda vaja, saame edukaks, teoreetiliselt see peaks niimoodi toimima, nii. Aga kohe alustan selle mõttega siit, et mis toimub meil Eestis või kas meil toimub üldsegi midagi Eestis siis selle rikkuse jagamisega ja ebavõrdsusega, et kas see on, kas need numbrid, mida meile esitletakse, näiteks, et 10% kõige jõukamatest omavad 56% Eesti koguvarast ja näiteks ka lihtsalt, ma ei tea, kui te mõtlete ka sellele, et kui palju omavad siis kõige nii-öelda vähem jõukamad inimesed Eestis, siis näiteks 20% kõige vähem varakaid leibkondi ei omagi peaaegu mitte midagi, vaid nendel ongi ainult 0,4% kumulatiivne kogus kõikidest varadest. Need andmed, mis ma siis teile ütlen siin praegu, ongi siis Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringust, mida siis Eesti Pank siis on avaldanud. Ja minu küsimus ongi, et kas see on nagu tõsi, et meil ongi päriselt ebavõrdsus või see on see nagu tunnetuslik, et tegelikult on nagu kõigil või võimalused valla ja kui keegi on olnud lihtsalt nii taibukas ja tark, et seda jõukust endale koguda, et siis tegelikult probleemi ei ole selle ebavõrdsusega meil Eestis. Tead, nii mõtlikud kõik. Kas keegi tahab jagada oma mõtteid? Ville? Kas on nii? No, see oli nii pikk küsimus, et ma ei vaata proovin, kust üks, mis mulle nagu silma ei on see, et või kõrva ei on see, et kui me rõhutame seda, et ainult raha ei ole see, milles väärtusi hinnata, see on üks selline, ma ütleks, trend on ju, ja ma usun, et siin saalis on ka paljud, kes nagu pigem on sellega nõus, et raha on küll kõige lihtsam viis, kuidas asju väärtustada või hinnata, aga see ei peaks olema ainus. Ja nüüd me peaksime olema hästi ettevaatlikud, eriti kui me mõtleme, et miks me siin üldse oleme, et kui me mingit alternatiive arutame, siis me ei tohiks, siis me ei tohiks kukkuda samasse auku, et me räägime, et võiks hinnata või mõõta kuidagi teisiti ja nüüd võtame ikkagi selle sama tabeli ette ja selle sama mõõdiku ja ikkagi läheme täpselt sama raja peale. Ehk minu arvates on sellised katsed mõõta väärtust mingites muudes ühikutes, kas siis õnnes, nagu ma ei tea, Bhutan teeb, eks ju, või see õnneindeks, millest on palju räägitud ja mis siin Eestis oli ka üle-eelmisel arvamusfestivalil vist üks teema või oli isegi veel varem. Ja mida ma mäletan, et selle maailma koristusorganisatsiooniga ka vahepeal, kus ma olin 10 aastat ka aktiivne, et seal arutasime, et kuidas seda nagu sisse tuua mingi vahetusväärtuse nagu mõõdikuna, kuidas raha sellest välja, et see on mu esimene tähelepanek, ehk siis me ei tohiks nagu kukkuda samas selles nii-öelda piirangusse, et me mõõdame ikkagi ainult rahast, sest näiteks kui sa võtad need, minu üks hobi on vaimne tervis, eks ma just ühelt koolituselt praegu just tulin, mitte ainult enda oma, eks, vaid teiste oma ka ja ma ei ole täheldanud mitte mingit korrelatsiooni isikute varakuses ja nende vaimses tervises, mitte mingit, ei negatiivset ega positiivset korrelatsiooni, ehk see, et keegi on vähe varakas, ei tähenda seda, et ta tunneb, et tal on elus hästi palju probleeme ja ta on õnnetu ja need õnnetud on täpselt samamoodi varakate hulgas, ehk siis kindlasti on seda kuskil ka mõõdetud, on ju Eestis ma ei ole kuulnud, et seda oleks mõõdetud,
aga mina väärtustan heaolu kõige laiemas mõttes, mida võib võrdsustada mingis situatsioonis ka õnnetundega, siis seal ma selle varakuse või varalise ebavõrdsusega nagu otsest korrelatsiooni ei näe. Ja ka Mart saab kindlasti täpsustada, eks ju, tema on maailmas rännanud rohkem kui mina, aga ma olen käinud väga väikestes kogukondades ja külades, raskesti ligipääsetavates kohtades ja ka seal, eks ju, kus võid kohata isikuid, kelle silmad vilavad ja kes tahaksid sinu seljast kõik endale saada ja ka neid, kelle ainus vara on seesama, mis tal seljas on. Hommikul saadeti kodust välja, et tule mingi toidu või dollariga tagasi. Ja ma ei ütleks, et nad kõik on, ühesõnaga nad oskavad väärtustada teisi väärtusi elus. Ja loomulikult nad on kõik soojemas kliimas oluliselt olnud, eks ju, kui meie, sest meil on siin juba mingid tingimused. Nii et ma jätaks selle natukene nagu enda jaoks, ma pean seda nagu laiemaks. Jah, võib rääkida ka sellest ebavõrdsust, aga ma ütleks, et see ebavõrdsus otseselt ei pruugi olla inimese heaolu või õnnetunde alus. Siin Heido sulle ka jõudsid esimese küsimuse ajaks, lihtsalt konteksti jaoks küsisin seda, et kas meil on Eestis ebavõrdsusega probleem, lühidalt nüüd, et kas meil on sellega probleem või mitte, arvestades, et ikkagi varad on koondunud, enamus varasid on koondunud 10% jõukamate kätte, mis on ka siis selline Euroopa trend, et võib-olla ma küsin siis... Jah, ma sain mu küsimusest aru. Jaa, aga ma küsin jätku küsimuse kohe siia tegelikult kui LHV majandusanalüütikule, et mis siis saab, kui varad edasi kontsentreeruvad? Mis tuleviku väljavaat see on? Varadega on nii nagu on, eks ma hakkan otsast peale. Yeah. Ma just täna arutasin sellist küsimust Riigikogus, olin seal kuni kella 2-ni. Aga sellega on nii ja naa. Sest näiteks võtame Rootsi. Rootsis on varade kontsentratsioon palju suurem kui Eestis. Umbes 1,5 korda suurem. Aga Rootsit peetakse selliseks väga sotsialistlikuks või väga sellise arusaadava sotsiaalpoliitikuga maaks, kus arvestatakse kõiki või püütakse, vähemalt viimase ajani püüti. Nii et väga suur vahe või side nende kahe vahel ei ole, kuid ta võib olla. See sõltub sellest, milline on sotsiaalne see turvavõrk ühiskonnas. Nii et sellest sõltub väga palju. Teiseks, varade kontsentratsioon on selline objektiivne asi, sest väiksed kingsepad maailmaturul ei konkureeri, meie oleme avatud majandus ja me peame maailmaturul konkureerima. Meil on vaja kapitali kontsentratsiooni. Muidugi, kui me tahame tasaareneda täiesti, siis seda ei ole vaja, aga täiesti sellise tasaarenemisse või arengusse ma ei usu, see ei ole võimalik, sest inimesed on kogu aeg tahtnud rohkemat. Aga mis probleemiks on tulude ebavõrdsus, sest just vaidluseks või üldse selliseks murepunktiks selles arutelus, mis Riigikogus oli see, et 60% Eesti inimeste igapäevane toimetulek on viimase 3 aasta jooksul või 4 või isegi 5, kuidas keegi arvutab, tugevalt halvenenud, sest toit on läinud kalliks ja eluase on läinud kalliks. Aga need 2 asja on suurel osal, kuni 60% inimestest kõige suuremad kuluallikad. Nii et praegune selline sissetulekute ebavõrdsus praeguses olukorras, kus hinnad tõusevad, kallinevad, on probleemiks. Nii, aitäh, Kaire. Ja mina tahaksin sinna rikkuse valemisse lisada veel ajadimensiooni. Et mina arvan, et me oleme rahvana rikkad ja inimesed on rikkad, kui meil on aega lugelemiseks, kui meil on aega pere jaoks, kui meil on aega kogukonna jaoks. Et
mida me ikkagi praegu väga näeme, et inimesed on sunnitud üha rohkem mitmel töökohal töötama. See on normaliseeritud ühiskonnas, et kui me näiteks vaatame, hiljuti oli Martin Repinski näide, kes Riigikogu töökoha kõrvalt sõitis ka taksot ja see oli väga normaliseeritud, seda nagu keegi ei pannud üldse küsimärgi alla ja nüüd tänastes uudistes oli huvitav artikkel sellest meditsiiniõdedest, kes töötavad 24 tundi korraga. Ja minu jaoks oli seal huvitav selles uudistes selline aspekt, et paljud meditsiiniõed on ka selle vastu, et seda nagu vähendada, sellepärast et see annab neile võimaluse oma vabal ajal veel teine töö sinna otsa panna. Et ma näen, et selline normaliseerumine, üldse see vajadus mitmel kohal töötada, see teeb meie rahva väga mitte ainult palgavaesed, me ei ole mitte palgavaesed, me oleme ka ajavaesed ja siin on üha suurem aja ebavõrdsus. See aja ebavõrdsus või aja vaesus, aja rikkus on ka tegelikult väga oluline küsimus, et siin just selles mõttes, et kas meil on aega oma lähedastega koos veeta või me jookseme ühelt töökohalt teise. Ja siin jällegi Ville tõi välja, et mingis mõttes kas see heaolu või õnn, et kas see sõltub sellest, mis on su sissetulek, et inimestel vaimse tervisega on iga sissetuleku nagu astmes nii-öelda võib-olla hästi, võib-olla halvasti. Aga mulle tuli meelde see, ma ei tea, on see meem, et Mersus või Porsches on lihtsam nutta kui lihtsalt vihma käes seistes. Et võib-olla selles suhtes tahaks nagu ikkagi varakas olla võib-olla. Ei ole lihtsam nutta. Aga kui ma lisan omalt poolt, et kui nagu vastus küsimusele, et kas on probleem mitte, siis esindades selles mõttes sellist teenindussektorit, kus on selle turu nähtamatu käega tõttu või kuidagi kujunenud välja, et see ongi väga madalalt tasustatud, lepingute hinnad on madalad ja sellest tulenevalt on peaaegu norm, et tööjõudu üritatakse rakendada miinimumpalga tingimustes ja kuna me töötame inimestega, meie partnerid on need, kes nagu reaalselt ongi siis selles lõksus, et ennast ära elatada, töötataksegi ennast surnuks ja see on see reaalsus ja see puudutab tegelikult 10 000 inimesi, kes selles reaalsuses elavad, nii et ma arvan, et terviku kontekstis on see vastus küll üheselt, et see on probleem. Mis siin nüüd arutada Eestis ju, meile avaldatakse keskmise palga andmed. See on statistiline arvestus, sest see, mis statistika avaldab, on täistööajale ümber arvestatud palk. See inimesed ei ole haiged ja ei tööta ei veerandi, kolmandiku ega poole kohaga. Ja siis saadakse see summa. Tegelik, kui palju inimesed saaks me siis, kui Maksuamet jagaks tegelikult välja makstud palga. Siis me saaksime ilusti kätte selle ja siis me leiaksime, et see keskmine palk, mis praegu on 2000, on kõige rohkem netopalgana kuskil 1500 ringis. Sealt tulumaks maha ja muud. Ja liiatigi keskmine palk nihkub alati suurema poole, sest 25% saavad päris head palka. Eriti 10%, need saavad väga head palka. Ja see nihutab ülesse poole. Nii et keskmine inimene Eestis saab kuskil 1500 juures praegu ikkagi veel. Ja kui võtta, millised on hädavajalikud kulud, eriti kui sa ei ela üksi saab elada sellega, kui sul on 2 last ja naine saab vähem palka või mees on töötu, siis läheb juba raskeks. Ja siis hakkab muidugi see vanas golfis nutmine olema hoopis nukram, kui rehv läheb katki ja ei ole kuskilt võtta raha selle parandada. Ma tean selliseid inimesi. Aga kui nüüd tulla jälle klassikute juurde, siis esimene raamat, mida ma lugesin, oli Galbraiti Küllusühiskond ja seal ta seletas, et töölisnaise soov saada kotletti ei ole tähtsam kui miljardäri proua soov saada sama head briljantides keed. Ja kui sa ei saa seda on raske saada, siis on see palju suurem. Kotletti saab ikka kunagi, aga vaat seda keed juba ei saa. Nii et subjektiivselt on nad tõesti nii. Sa võid isegi ära
ennast maha lasta sellest, et sul ei ole sellist keelt, sest ahastus on niisugune, sa ei kõlba seltskonda. See ongi see, mida mina just mõtlesin, kui ma seda, et selle ei ole otsest nagu korrelatsiooni, aga selle ajaga, sa nimetasid aega, siis selle ajaga ma olen küll nõus, et minu arust üks kui me räägime hõivatusest üldse, et ma saan nüüd aru, et kui keskmine palk on nii väike, aga me kuidagi vaatame Eestis seda selle järgi, et kui mul on töö, siis see on töö ja see on 100% ja kui ei ole, siis see on nagu 0. Aga näiteks ma ei tea, Kanadas, eks ju, kus ma ükskord seal kohalikega rääkisin, siis ma olin just üllatunud, et seal üks pereema, kelle kodus ma elasin lühidalt, siis ta just arutas, et tal on natuke aega, et kas ta nüüd 25% koormusega läheb sinna konsultandiks või mitte. Ehk tema pani oma need 25% slotte ja tema põhiväärtus oli vabadus. Ehk siis ma annan oma aja ja energia ära ainult nii palju, kui ma olen nõus seda nagu palga vastu vahetama, eks ju. Me kuidagi oleme harjunud sellega, et kohe all in, et ma kohe koorman ennast 100% ja see on mulle väga lähedane, et mina näiteks hindan vabadust. Jah, ma olen ettevõtja, aga minu põhiline, kui ma vaatan kogu oma 35-aastasele ettevõtte karjääril tagasi, siis jah, algus ma ei saanud sellest aru. Aga ma olen väärtustanud vabadust kõige rohkem. Et minu põhimotiiv on olnud tegeleda ettevõtlusega selleks, et ma ei peaks mitte midagi tegema välise keskkonna survel, et ma saaks ise vabalt valida iga päev, mida ma teen, kuhu ma hommikul lähen. Mitte nii, et ma pean minema kohale ja keegi mõõdab, kas ma olen kohal. Et see on mulle väiksest peale väga jabur tunne. Kui me räägime vabast ajast, siis mul tuli meelde, et kui ma olin hästi noor veel ja käisin koolis, siis ma lugesin kellegi Karvase klassiku mõtteid ja seal öeldi ka, et tulevikus, väga sellises õnnelikus tulevikus hakataksegi inimese heaolu mõõtma vaba ajaga. See oli 150 aastat tagasi kirja pandud või isegi veel rohkem ja tõepoolest see võib nii olla. Aga vaba ajaga saab siiski mõõta heaolu siis, kui sul on kõht enam-vähem täis või päris hästi täis ja kui sa ei külmeta ja sul on kuhu ennast pikka leita, et öösel magad. Aga praegult on meil siiski nii, et küllalt suur osa inimestest on selle sama tühise asja pärast väga kõvasti mures. Sealt meenub mulle ka, et Juliet Shore, Ameerika sotsioloog, on väga ilusasti sellest kirjutanud ja ta raamatuga sellest, kuidas me üha rohkem me inimeste, on ilusti näidanud, kuidas produktiivsus on kogu aeg tõusnud tootmises, aga inimestel on üha vähem aega ja tõstatanud küsimuse, et kui siis produktiivsus tõuseb, et kes siis saab sellest kasu, kui inimestel tegelikult on vähem aega, et miks siis inimestel võiks ju olla töötada ainult 3 või 4 päeva ja saaks sama tulemuse kätte. Et tema on kirjutanud sellest productivity dividends, et kui selline asi toimub, siis tegelikult peaks ka siis inimestele ajaga korvama selle tootlikkuse tõusu või siis maksma rohkem raha. Vaadake, inimene on väga rumalalt tehtud. Kunagi, kui akadeemik Lippmaa elas, siis kui ma temaga raadiomaja uksel tavaliselt filosofeerisin või esitasin talle küsimusi, siis ta pidas mulle pikki loenguid ja ütles, et vaat, kui inimene näeb mingit ärritajat, ütleme ilusamat autot või ilusamaid saapaid või ilusamat meest või naist, siis edasi kõik on juba rakukeemia. Inimene ei saa enam mitte midagi ise otsustada. Ensüümid, valkude tootmine läheb käima, inimene toimub just nii. Nii et ja nüüd tänapäeval on neid ärritajaid, oi kui palju. Me praegult ju isegi, kui vaadata tänavapilti, me kulutame absurdselt palju isiklikule transpordile, sest me ei sõida väiksete autodega, me sõidame suurtega. Tallinnas räägitakse, et ei ole võimalik sõita isegi tavalise auto, kui kindlasti olema suur maastur. Ma sõitsin kunagi Žiguliga, oli kõva küll. Hirmus ja teistel oli veel kadenud sedagi. Nii et nii need asjad käivad ja siin on jube raske
vabaduse tingimustes inimest sundida milleski loobuma, mis teda erutab, ärritab või tekitab midagi, mida ta ise ei taipa, aga ma tahan. Aga siit võib-olla ma tahakski teie käest küsida, et kas te enda jaoks olete välja mõelnud selle, et mis on teie jaoks piisav, näiteks teie elukvaliteedi kontekstis, ma ei tea, töö kontekstis, aja, mis iganes raha kontekstis ja siit ka laiemalt, et kas me peaksime tegelikult neid vestluseid pidama hakkama just sellest nagu tarbimisühiskonna ületarbimise kontekstis, kus asjadel selles suhtes ei ole enam väärtust, et inimestel on kodus nagu 50 T-särki, 20 paari pükse, nagu neid asju on nagu palju ja meil on vaja suuremat autot, suuremat kodu, kõike suuremat kogu aeg, et kas meil on kas meil oleks vaja vestelda sellel teemal, et mis on piisav, et mina ütlengi, et kuulge, minu kodu minu jaoks on praegu piisava suurusega ja võib-olla on järgmised 10 aastat see piisava suurusega ja ma ei tee nagu upgrade, et ei osta nagu 4-toalist ja siis 5-toalist ja siis maja nagu metsas. Ma võib-olla seda täpsustaks, et kui see oleks nii, et need oleks füüsilised objektid, siis ma arvan, et igal inimesel see arusaam oma piirist, et palju ta tarbida suudab, tuleks palju kiiremini, aga tegelikult see ei ole nii, seal on üks virtuaalne komponent, on investeeringud. Ehk siis tegelikult, eks ju, peale seda tegelikult mitte 20-ndat, vaid peale 6. särki või teist maja, eks ju, tegelikult ega keegi 3., 4. või ma ei tea 6. või 10. autot ei osta, vaid siis hakatakse investeerima ja see maitse saadakse suhu, siis see auk on väga suur, seepärast, et seal võid sa lõputult nagu võimendada, eks ju, edasi minna, sa avastad maailma ja siis see maailm on nii suur ja selle sees on veel üks maailm, mis on veel suurem ja siis on see krüpto ja ma ei tea, mis iganes, et see on selles mõttes see virtuaalne investeerimisvõimendus on vaata, et veel suurem nagu ahvatlus. Mis reaalselt toobki kaasa ju selle, et sul on, ma usun, et piisab täiesti 3 T-särgist või mis iganes, neid sul vaja on, eks ju, mida sa kasutad, eks ju, aga sealt 6, okei. Aga see on see piir, sul rohkem ei ole vaja. Nende ostmise ja kulutada selle peale, aga see nagu ei piira seda, et tegelikult see kapital, mida sa investeerimise kaudu akumuleerid, eks ju, teenindab täpselt seda sama arengut, mida me numbrites siin laias plaanis vaatasime. Kaire? Mina usun, et kõik ei ole veel nii hull, et me saame veel midagi teha. Ma muidu toimeda täpsustada, ma nüüd avaldan oma vanuse, aga ma käisin koolis laupäeval algklassides ja siis oli suur võit, kui see laupäev kadus ära ja siis ma sain teada, et mu emal ka töö kadus laupäeval ära. Et tegelikult oli aeg, kus meil oli laupäeval, pidime käima nii tööl kui koolis. Et meil on läinud üks päev, ühe päeva juurde saanud. Aga see selleks. Et minu arust saaks, võib-olla peaks inimesi nügima, unistama asjadest, mis on nagu nagu kogukonnale head või sellised ühisunistusi mõtleme, et mulle väga-väga meeldib üks näide ühest väiksest Šveitsi külast, Vallisest, kus tehti selline projekt, kus paluti inimestel ühes väikses pisikeses külas hakata unistama asjadest, mis oleks sellele külakogukonnale hea. Ja siis need inimesed viidi kokku kohalike kunstnikega ja kunstnikud joonistasid need unistused ülesse. Seal olid sellised asjad näiteks, et teeks ühise leiva küpsetamise ahju või tähtede vaatlemise sellist klaasist majakese, mänguväljaku, kus on ka tegevust eakatele inimestele, et tekiks üks generatsioonide vaheline nagu kokkusaamine. Ja siis otsustati, et mingid asjad hakataksegi ellu viima. Et inimesi saab nügida mõtlema, unistama ka asjadest, mis on nagu Eestis on selline küla olemas, see on Netsaja küla Setomaal. Ma olen seal käinud vist 2 korda isegi. Seal elatakse teiste reeglite järgi, seal tehakse muusikat ja elatakse täiesti kogukonna elu. Kui kellelgi on vaja ahju, siis keegi õpib ära ja teeb kõikidel ahjud. Aga see selleks. Need on võimalikud sellistes väikeses kogukondades. Näiteks Šveits on ju mägine maa, me teame. Ja seal on need kogukonnad füüsiliselt juba
sellised, nagu nad mägede mahul ära mahuvad. Mõni on väga tilluke, mõni on suurem, seal on ju mitu riigikeeltki. Sest ja suhelda hästi sakslased ja prantslased omavahel ei saa, sest nad räägivad oma keelt. Aga Genfis ja Zürichis sellist asja teha ei saa. Nii et aga väikstes kogukondades saab, aga ma tahtsin ütelda seda, et seda majanduskasvu ja seda lõpmatut sellist arengut, ekstensiivset arengut, nagu me oleme näinud viimased, ütleme 250 aastat, seda jätkata ei ole võimalik. Isegi kui kliima kannatab välja, kui ressursid välja kannatavad. Aga mõtelgem ainult selle peale, et meie oleme maailmas kuskil keskmised. On riike, kus tarbitakse meist 3 ja 4 korda rohkem. Aga on riike, kus tarbitakse meist 10 ja 100 korda vähem. Ja interneti ajastul, kui internet on inimõigus, see on isegi nendel, kes saavad laadida oma telefoni tund päevas, sest rohkem päike ei paista mõnes kohas talvel. Nad teavad, kuidas kõik elavad ja nad tahavad. Nad kas saavad seda või tulevad siia ajalikku. Ja vaat sellist, kui 7 miljardit inimest tahab elada nii, nagu elab keskmine soomlane, mitte eestlane, siis läheb natuke kitsaks siin elama ja asjadega. Nii et me peame õppima. Ja siis veel üks asi. Ameerika ehitati üles algul, sinna saadeti kurjategijaid, aga saadeti evangelistide, presbüüterite, kveekverite poolt, kus ülimaks ideaaliks, nad olid jube usklikud kõik. Inglismaa oli nende jaoks isegi liiga vähe religioosne, kus oli selline kokkuhoidlikkus ja töö tegemine oli kõige kõrgemas hinnas. Kui sa tööd ei teinud, see ei olnud inimene enam. Aga nüüd on meil, juba Vene aja lõpus oli nii, et küll saaks elada valge inimese moodi, vähemalt nii nagu soomlased elavad. Ja tööd selle juures minimaalselt teha. Nii et tegelikult kõik on moraalis. Kõik on moraalis, aga me moraali üldse ei õpeta. Kui vähe me moraali ja käitumist õpetame, seda ma võin pärast rääkida, kui aega jääb. Ja, aga selles suhtes väga oluline teema on siin juba tõstatatud, et tõenäoliselt mingi X aja pärast selline kasvule orienteeritud majandusmudel enam ei päde, me ei tea, mis see aeg see on. Et siin just täna, see nädal äkki või eelmine nädal Eesti Pank tegi prognoosi, et Eesti majandus ikka järgmine aasta kasvab veel 3% ja siis kasvab veel, et me võime selliseid prognoose teha. Ma segan vahele SKT, aga see ei pruugi üldse tähendada seda, et rikkus kasvab ja asju rohkem on. Ei, absoluutselt. Aga siit võib-olla ma tahakski paluda teil nüüd mõelda selle, et kuidas me saaksime seda majandust siis teisiti korraldada, selliselt, et me võtakski arvesse siis seda keskkonda, ilma milleta me ei saa, ja me võtaksime arvesse inimesi, ilma milleta me ka ei saa, eeldades, et tehisintellekt ei võta üle maailma toimimist. Ja võib-olla ma annaksin sõna Mardile, äkki Mart tahab jagada oma lugu, et kuidas saab siis ettevõtlust teha ka teisiti, täiesti eksperimendi korras, nagu sa ise ütlesid. Ma võib-olla ütlen nii palju ära küll, et mainisid, et ma siin hiljuti suutsin üle ookeani, eks ju, seal oli aega mõelda ja ütlesin endale selgeks saada ühe niisuguse et ma tahan ka öelda, et ma olen skeptiline ja ma kardan ja arvan, et mis puudutab sellist kasvu ja kasvule orienteeritust, see on samaväärne, et ükski ühiskondlik kokkulepe, ükstaspuha, kui me palju me hakkame kraavi minema, seda ei sünni unistamine, see on unistamine, millegi loomine, see on nagu möödapääsmatu, et sellesse ma väga ei usu, et kas see üldse on teostatav, aga ookeanil siis mõtlesin ka selle peale, et isegi kui ma näen ka mingeid probleeme, siis on oluline eristada, et mis minust sõltub, mis mitte ja võib-olla globaalsetes võtmes või mis tähtsus siin üldse on, mis me siin Eestis teeme, eks ju, aga mulle tundub ikkagi oluline, et selles ulatuses, mis mina üksikisikuna suudan, mulle see sobib, et ma teen selles maksimumi. Ja nüüd, kui ma tulen võib-olla siis selle
meie ettevõtmise juurde, mille lähteolus ei ole ka tegelikult midagi väga originaalset, sest asja mõte on see, et me tegeleme väga triviaalse tänases ühiskonnas väga olulise teenindusvormiga, ehk siis äripindade koristamine. See on juba velts nagu helloidid ja morlokid, nagu selline, et kui uksed pannakse kinni, siis ilmuvad helloidid, kes teevad kõik ilusti puhtaks, eks ju, või morlokid tulevad ja helloididel on ja toimetada. Aga nagu ma ütlesin, et seal on nii-öelda selle turu nähtamatu käed, et kujunenud välja, et ega kliendid ei taha väga maksta selle teenuse eest, eks ju. See on erinev teenus, kui sa maksad juristi hinda kinni või siis infotehnoloogia, mis tähendab kõik kokkuvõttes seda, et need inimesed, kes füüsiliselt seda tööd teevad, rasket tööd, saavad Eestis ikkagi miinimumpalga lähedalt, see umbes 5 eurot tunnist on praegu ja siin Tallinna oludes see on ilmselgelt ei võimalda ära elada. Ja ma lihtsalt hakkasin siis mõtisklema selle üle ja sellega kaasub see probleem, et inimeste motivatsioon seda tööd teha on väga madal. Niipea kui on kusagilt pakkumine, mis kas või 50 senti tunnis võimaldab rohkem teha, see on normaalne, et ta on sunnitud ümber liikuma, eks, mis tähendab sellist väga suurt tööjõu rotatsiooni, ühtlasi sellega see mõjutab selle teenuse kvaliteeti ja ma hakkasin mõtlema, et kas seda saaks kuidagi nagu korrigeerida teistel alustel ja jõudsin, tegelikult laenasin selle, mis meil on kogu aeg kasutuses, see samates tippspetsialistide kooslustes, ehk siis partnerluspõhine, et kui luuakse mingeid väärtuseid, siis vastavalt sellele, mida sa lood, on sul õigus saada osa sellest kasumist, mis on loodud, ehk siis kõik koristajad meie ettevõttes on ühtlasi ka ettevõtte kaasomanikud ja saavad nii-öelda siis maksuameti rahuldamiseks nii palka kui ka osa kasumist dividendidena. Et see on hästi lihtne ja see oli minu jaoks tõesti lihtsalt nagu algas eksperimendist, et kas see on võimalik ja nüüd on see 8 aastat see eksperiment ennast teostanud. Minul on jõudnud selles suurusjärgus, kus me tõesti praegu mikrotasandil oleme, muutunud nagu see igavaks eksperiment õnnestus, võiks nagu mingite asjadega edasi liikuda, aga nüüd me oleme otsustanud oma tiimiga, et me lähme seda teed, et kasvatada, pakkuda seda alternatiivi siis tööjõuturul, et selline töösuhe koos tehes, koos jagades on võimalik ja loomulikult on meie püüdlus ka ja soov kasvada, eks ju. Nii et see on see, mida meie teeme. Minul on nüüd kange tahtmine natukene asja selgitada. See mudel on tegelikult, selle võtsid advokaadibürood Täpselt. Kasutusele. Täpselt. Investeerimisfondid. Kui see läheb üle ühiskonna, siis sotsiaalmaksu laekumine jääb väga väikeseks ja me peame oma pensioni ja haigekassasüsteemi ümber tegema. Mille me peame varsti niikuinii ümber. Seda esiteks, aga mind kutsus rääkima hoopis see, et me arvame, et koristajatele tuleb vähe maksta või võib vähe maksta ja palju ei tohi maksta. Kunagi, kui ma olin koolipoiss päris väga ammu, lugesin ma ühe sakslase Rossi reisikirja Aafrikast, mitte Aafrikast, Austraaliast. Ja selle pealkiri oli Maa ilma teenijateta. See sakslane, kes oli keskklassi inimene, oli Austraalias üllatunud, et perenaine tegi ise süüa, kandis seda lauale ja et ta koristas ise ka oma maja. Sest keskklassis inimesel Austraalias, erinevalt Saksamaalt, ei olnud võimalik ei kokka ega teenijat pidada. Sest teenija tahtis või koristaja tahtis täpselt samuti elada samasuguses majas, sõita samasuguse autoga ja saada selleks vastavalt palke. Ja nii oligi, see oli 28. aastal, kui ta kirjutas selle loo. Ja ma tean, et Austraalias praegu, kui need inimesed, kes korjavad arbuuse, tahavad koju saada, võtavad paariks nädalaks koristaja koha ja saavad lennukipiletid ära osta. Meil ei saaks. Ma oleks tahtnud küsida, et kui see lihtsalt minu esimene küsimus on see, et mis see tulemus siis on, et kui muidu on koristajal või puhastusteenistujal saab 5 tundi või 5 eurot paljude dividendis, siis sul meie puhul on see, sõltub praegu leping, meil on 8-aastaseid lepinguid ka, mis on nagu ajale jalgu jäänud, eks ju. Aga 8 aastat tagasi, kui me alustasime, miinimumpalk oli vist 3,80 juures, siis oli nende lepingute sõlmimise oli 7,50 neto oli tema nii-öelda koos palgaga. Palgakogu. Palk ja dividend.
Ehk ja siis täna me liigume kahekorda ja täna me liigume, aga me üritame sellist 1,5–2 korda sõltuvalt nüüd nende lepingute jõustumisest, eks ju, aga täna jah, 9,50, 10 eurot peale makse oleks see, mida me siis suudame oma partneritele seda kasumit ümber jagades. kui sotsmaksu pealt kokku hoida. maksame palka ka, ma tean, et mul on Maksuametiga arutelu selle üle, aga meil on täpselt nagu ette nähtud töö, kes tahab palka ja loomulikult on siin väike konkurentseelis ka. See on muidugi, see on meie seadusandja tarkus, sest ta tahab hästi lihtsaid seadusi teha ja ei arvesta igasuguseid auke. aga kas siis... Aga nii on muidugi. Aga ma tahaksin korrigeerida. Advokaadid on teinud seda juba 30 aastat. Vahe on, ongi küsimus selles, kas nii-öelda see dividendide pealt tuleb, sotsiaalmaksu puudumine tuleb nagu minu taskust või hajutatult paljude inimeste taskust. Ei, aga mis kõik on košer. Aga mis see 8 aasta kogemus on, et kas nii-öelda konkurentsieelis, et kas teile tulevad siis teiste ettevõtete töötajad, kas teil on järjekord, kas teie töötajad ei lähe ära? See on hästi lihtne tegelikult, reaalsus on see, et pange praegu CV online üles, te näete seal 5 euro siis palgaga kutsungeid, eks. Me paneme sinna, et tule ja tööta 10 euro eest, eks. Mis tähendab, ilmselgelt meil on juba konkurentsieelis. Teine, tõepoolest, meil see koristusvaldkond, meil on ka palju selliseid tööampse, sest me hakkame töötama õhtud ja seal nagu panna 8 tundi, kella 6 alustades kella 2, meil on ka väga palju, valdavalt ongi just selline piiratud või osaline töökoormus, mis sobib väga hästi üksikemadele, siis muul põhjusel nii-öelda olukorras ja tõesti, kui sa isegi peale töö, siis täis tööpäeva jätkad, eks ju, et niisugused ampsud, mida me pakume, aga inimestele on see oluline ja ma julgen väita küll, täna sellel aastal me oleme väga väikesed, meil on 25 partnerit, 25 klienti seal, ütleme, meil on liikunud ära või me oleme ümber mehitanud ühte töökohta seal, mis on nagu selle, ja see on kindel, eks ju, et see nii-öelda ootus ja mis muidu juhtub, et kui sa väga madalalt tasustatud koristad, hakkavad olude sunnil aega näpistama enda kasuks, et kui peaks tegema töö ära 2 tunniga, siis tegelikult saab ka koristada nii, et on tehtud tunniga. Ja see kõik akumuleerub ja see mõjutab kvaliteeti, eks me saame selles mõttes pakkuda seda, mida me lubame. Koristustööd on, kui vaadata meie palkade seda tabelit, on kõige madalam rida. Nii et loomulik, kui natuke rohkem makstakse, siis on seal ukse taga. Aga ma olen Heidoga ka nõus, et see on nagu hea mudel, eks ju, sa kasutad seda nüüd selles Exceli teises otsas, eks ju, nagu Heido ka ütles, et advokaadid ja fondihaldurid on ammu seda kasutanud ja ma ütleks, et suhteliselt ikkagi ettevõtjad laiemalt ka on ju. Et siin on aastate jooksul Maksuametiga need läbirääkimisi peetud, et kus see proportsioon on, palju sa võid dividendi võtta, aga kui seda nüüd enamus teeks, siis ma olen ka Heidoga nõus, et siis meie mudel, riigi mudel, maksumudel kokku ja siis muudetakse nii, et seda ei saa keegi kohe paranda. Kui me võtame ette, et see on umbes 100 miljoni turg, eks ju, kus ei praktiseerita seda ja inimestele jõuab nii-öelda kontole miinimumpalka. Me räägime, et kui see on 600 000 inimest, kes meil töötavad, kõik on sellele. See on, mina räägin ainult oma sektorist. Kas see oleks maksusüsteemi innovatsioon, mida me vajaks? Sest täna ju maksusüsteem on ju väga kaldu sellele, et sa peadki töötama täiskohaga, et üldse nii-öelda saada, et sul ei ole nagu mõistlik ettevõtted ei taha poole kohaga inimesi võtta, sest see on sotsiaalmaksu mõttes, sa kaotad sealt rohkem. See on innovatsioon ikkagi ainult konkreetselt tema ettevõtte töötajate jaoks, kui see läheb massiliseks, siis see efekt kaob ära. Sellepärast siis peab riik muutma oma, tegema ise innovatsiooni. Okei, nii, aga kui me võtame nüüd riigi välja. Sotsiaaltoetused kaovad ära, lihtsalt see eelarve kaob ära. Aga võtame riigi välja, võtame nüüd töötaja perspektiivist, ettevõtte perspektiivist, et sina ettevõttena valid, et selle asemel, et sul on nagu 3 esimest, kes asutasid ettevõtte ja saavad dividendi, et sa tegelikult väärtustad seda inimest, et ta püsiks sinuga ja annab talle oma ettevõttest ampsu, kas see võiks... Ma vastaks nii, et mis mulle meeldib selles on see ütleme, komponent, et sa motiveerid töötajaid mingi muutuv osaga, eks ju, ja näiteks mul on kõige aktiivsemalt tegelen praegu restoranidega, siis seal meil, eks ju, juhtkonnadel absoluutselt igal pool, ma ei tea, juba Delfi ajast ja Uusmaast oli see tavaline,
aga ka laiemalt on, eks ju, mingi preemiafond, mis sõltub käibest või kasumist, et sa jagad seda kasumit nagu lõpuni välja inimestele, see on väga hea. Ehk see või minu arust väga hea trend, et minu arust see võiks olla küll nagu laiemalt kasutatav, aga seal me maksame selle nagu palga lisana välja, kus on sotsiaalmaksud ja kõik muud maksud ka, on ju. Et ehk siis see moment, et sa muudad, et muidu on nii, et omanikud on ettevõtjad, ettevõtlikud, eks ju, ja ülejäänud kõik siis on hästi stabiilse sissetulekuga, mis iganes see turutrend selle tunnihinnaga on, eks ju, ja ma olen ka nõus sellega, et seda peaks muutma, seda mudelit niimoodi, et kõik töötajad saavad osa sellest tõusust. Aga seal on üks ohukoht ka, on ju, näiteks eelmine nädal mul just oli üks koosolek sel teemal, et kui me leppisime kokku, et mis see tõusu osa siis on ja kuna suvi oli vihmane, eks ju, kõik toitlustusettevõtjad teavad, eks see suvi oli suhteliselt kehv, eks ju, mingi -10, -20% võib-olla isegi käibe langus võrreldes eelmise suvega tänu ilmale ainult, siis seda preemiafondi nii-öelda ei tekkinud nii palju ja nad on rahulolematud, ehk siis kahjuks, eks ju, kui on selline ettevõtja suhtumine, tema saab väga hästi aru, et läks kehvemini, järelikult ei tulnud ja mida mina siis kogen on see, et juhul kui ma seda motivatsioonisüsteemi laiendan, siis kui läheb paremini, siis saavad kõik justkui väga hästi aru, aga kui läheb kehvemini, eks, ja mina järgin meie kokkulepet, et see fond on siis väiksem, need numbrid on teada, lepingud on alla kirjutatud, siis rahulolematus on väga suur, sest nemad kõik, eks ju, ikkagi ootasid, et kindlasti tuleb vähemalt sama. Ei saagi ilma rahulolematusega, kui talve tuleb ja vihm tuleb ja sul ei ole saapa ostmiseks raha, sest suvi oli ka vilets, siis lihtsalt inimene ei saa olla, see on puht füüsiliselt ei saa. Ma olen nõus, jah. Konkreetselt neil inimestel see probleem. Samas ettevõtjal pole kuskilt midagi võtta. Ma olin ühe hotelli omaniku juures, ta ütles, et pean oma spa kinni panema, tegema selle vanade koduks hotelli osa ja spa osa krematooriumiks. Et selleks saab pangast laenu ja... Aga Aire, tahtsid midagi vahele kommenteerida veel? Jah, sealt vestlusest mul hakkas see aspekt, see sotsiaalkaitse aspekt. Et tihtipeale sellised vestlused lõpevad niisugused, et mingi asi tuuakse välja, üks väike element, et see on paratamatus, et siis sotsiaalkaitset või see sotsiaalkaitse süüd vajuks kokku. Aga mina arvan, et see ei ole niimoodi, et täpselt, keegi siin mainis, et ka sellele saab innovaatiliselt läheneda. Me saame siin rääkida universaalsest ravikindlustussüsteemist, me saame kodanikupalgast. Praegune sotsiaalkaitse finantseerimine variseb kokku. Aga siis tulebki edasi mõelda, et kuidas saab seda, äkki seal oleks vaja seda reformida. Aga seda tuleb isegi reformida isegi siis, kui mudeli muutub. Kuidas sedasi, mida tuleb teha, ma ütlesin, et Eesti peab algatama tõsise maksureformi ja selle kõigi osapooltega läbi arutama. Muidu oleme tupikus. Ja näiteks sama tervise osas üks ettevõtmine, millega ma olen seotud, on Liferi, mis pakub küll praegu veel ainult elukindlustusteenust, aga mis arvestab tervisekäitumist. Ja tänu sellele, et kui sa tõestad oma tervisekäitumise, sinu kindlustusmakse on 30% väiksem kui tavaline hinnakirja hind siis igal pool konkurentide juures. Ja mina ennustan, et selline suhtumine läheneb ka ravikindlustusele ja see on ainus viis, kuidas täna ei ole mitte mingit põhjust näiteks minul tervisekäitumise, ma olen suhteliselt ma arvan keskmisest parema tervisekäitumisega, et ma ei lõhu ennast, ma liigutan, mul on hea tervis, eks ju, aga klassikokkutulekutel, kui ma vaatan ringi, kui need üldse toimuvad, siis mul tundub, et kõik ei ole sellised. Ja eks ju keskmiselt siis need, kes tervisekäitumist enda jaoks teevad, siis need maksavad tegelikult ju kinni või kõik ühiselt maksame kinni siis need, kes seda üldse ei tee või on nagu lohakamad. Sest ikkagi mõned käitumised, eks ju, ma saan aru, et geneetilised haigused, et see on nagu mingi õnnetu loteriipilet, ma räägin sellest. Ma räägin sellest, kus sa põhimõtteliselt teades, et sa ennast mürgitad ja teades, kuhu see su keha viib lõpuks on ju su tervise, siis sa ikkagi jätkad seda tegevust. Sa tead, mis juhtub, kui sa liiguta, sa tead, kui sa ahmid seda ebakvaliteetset toitu, mis ei ole sellest kinni, et see on kõige odavam, vaid lihtsalt sellepärast, et see sulle maitseb ja sa tarvitad seda sööma, et see peab kindlasti muutuma. Täitsa nõus. Just seda ma peangi silmas.
väga huvitavad mõtted, et siin selle nagu aluseeldustesse saab siin päris palju neid märkmeid juba teha. Ma küsin, et mis variandid veel on, et Ville, sa küll just rääkisid, aga tahtsin peatuda ka sellele, et sa nüüd oled siin nagu kogukondadega seotud, et kas ka selline kogukondade areng võiks ka olla kuidagi seotud sellise majandussüsteemiga, mis võiks olla siis rohkem õiglasem ja kestlikum? Ma natuke ütleks võib-olla teisiti, et mina usun sellesse, et kõik muutus toimub ikkagi seespoolt väljaspool. Ehk siis kui inimesed ise ei muutu, siis ühegi välise regulatsiooniga, need on kõik väga ebaefektiivsed. Et ma olen selles mõttes võib-olla optimist, või mitte optimist, võib-olla just pessimist, et ma arvan, et suur muutus maailmas üldse, mis iganes, siis nende mudelites, vaimses arengus, vahet pole, kuidas me seda nimetame, toimub siis, kui inimesed ärkavad. Ja ärkavad, kõige laimas mõttes, ma räägin mingist valgustumisest siin, vaid eetilises mõttes oma suhtumises ärkavad, ehk saavad ise aru, et nad vastutavad enda elu eest kõigepealt ja kui nad seal muutusi teevad, siis need kanduvad kõik välismaailmaga üle. Nüüd, ja üks see, mis on minu arust oluline, on koostöö. Ja sealt ongi see minu selline tõmme nende kogukondade nii-öelda initseerimise ja algatamise osas, on see siis teeme ära, mis eks ju jõudis maailmakoristus välja, mis mulle isegi meeldib, et me oleme, et see on läinud isegi niimoodi, et me ei saa väga uhkustada, sest minu arust see on ka hästi oluline sisemise ärkamise pool, et ei pea igal pool ütlema, et meie, kas ikka teate, et meie tegime, meie algatasime, las ta läheb, kui ta on hea üritus, see, et meie algatasime, väga hea, me oleme väga ajaga hakkama saanud, aga me ei pea seda, eks ju, endale igal poole kleepia, minu arust see on väga hea õppetund, eks ju näiteks, ja või siis mis iganes teenusmajanduse koda selleks, et natukene vastanduda sellele nii-öelda vanamajanduse, eks ju, siis juhtivale jõule, eks ju, või kuni vanalinna seltsini välja, kus me siis vanalinna elanikega oleme siin organiseerunud ja püüame siin seda haridussüsteemi hoida, seda nii-öelda infrastruktuuri hoida vanalinnas, et elanikel oleks siin elamiskõlblik keskkond ja koostööd teha kuni mingite pisiasjadeni välja, et ma arvan, et see on üks oluline moment, mis on nagu mõnes mõttes nagu natukene kaduma läinud, et isegi siin samas linnas, et jah, ma olen nõus, et seal Šveitsis seda kogukondlikku liikumist, mis seal mäeorus on, eks ju, mis on nende DNA sees, eks, nad on ellu jäänud tänu sellele, et nad kõik läbi nende sõdade on seda koostööd teinud, eks ju, siis suurlinnades on see kuidagi natuke nagu ära kadunud, eks. Ja tore on näha, eks ju, et kõik need piirkonna kogukonnad, eks ju, vahepeal siin tekkisid, küll siin on trendid tulnud ja läinud, eks ju, aga selline ka suures linnas saab need kogukondi ikkagi tekitada, on see siis korteriühistu või on see siis mingi piirkonna selline koostöö ja see märksõna on see koostöö. Et me oleme sündinud, eks ju, koostöös. Räägiks natuke Šveitsist. Šveitsis on see mure kõige väiksem, sest kui vägede vahel kogukonnad, siis kõikides linnades, eranditult kõikides linnades kuuluvad kõik terved mehed mingi väeossa. Ja need väeosad on niivõrd tugevalt seotud, rohkem seotud kui perekonnad. Kui sul vend on ühes väeosas ja sina teises, siis sina suhtled mitte vennaga, vaid oma väeosa kolleegidega. Need on sinu lapse ristiisad ja emad ja tütre pulmas. Nii et seal on see asi olemas, see on kogu aeg nii olnud. Ja nad teisiti ei kujutagi seda asja ette. Aga veel kord, et selle kogukonna ja selle rahulolu seos minu arust on nagu üks ühene. Ehk siis see, et me tunneme ennast täisväärtuslikuna, me tunneme, et meil on natuke laiem ring kui meie pere, sest kõigil ei ole nii suur pere, et saad tunda, et see on mingi klannimoodi asi, eks ju. Siis see, et see peab olema mingi sootsium, kelle toetus sa tunned ja sa nagu alateadlikult tajud, et sa ei ole siin nagu üksi. Ja loomulikult sa pead ka panustama selleks, et ka teised tunnevad seda ja vahest panustab üks rohkem, teine rohkem ja minu see on hästi oluline. Kaira tahtis midagi lisada. Ja tulles Šveitsi juurde, et olles elanud Šveitsis väga palju aastaid. Mina olen seal kursustel väga palju käinud. Ma olen kursustel väga palju käinud. Ja seal hakkab selline ühiselt loova mina kasvatamine juba lasteaias pihta, juba peredes. Et nad kasvavadki sellise mentaliteediga ülesse, et kõigepealt mõtleme sellele, mis on meie riigile, meie ühiskonnale ja siis, mis on mulle endale hea. Ja see väljendub ka seal
referendumites või noh, tähendab otseses demokraatias ja nii edasi. aga mida meil siin õpetatakse ja süstitakse sisse igalt poolt juba lasteaias saati, on see ettevõtlik mina. Me oleme ettevõtlik mina. Egoistlik mina. Ja täpselt ja see viib selle, et ma ei ütle, et meil ei peaks olema ettevõtlikke inimesi, ka neid on ühiskonnal vaja, aga meil on vaja sellist ühiselt loova mina sihukest kuvandit. Ei, täiesti nõus sellega, ma tean seda. Nad on rääkinud küllalt palju, kui ma Šveitsis olen. Aga mida ma tahan ütelda on see, et meie ühiskonnaõpetus või kodanikuõpetus on, ma ei ütle, et läbi kukkunud, on vaja teada ka, et mida teeb peaminister ja mida teeb president ja mida teeb Riigikogu. Kuid me ei ole suutnud õpetada lastele alates lasteaiast, et kõige tähtsam on olla osavõtlik, kaasvõtlik, kõike nägev, tundev inimolend. Ja see on järjest rohkem käest ära läinud, sest inimesed ei suhtle, lapsed, noored, ütleme, olgu nad siis 10 aastat või 15 aastat, tulevad kokku, kõik võtavad oma telefonid ja omavahel ei räägi, räägivad kellegi teisega, ei suhtlegi. Ma olen istunud kogukonnaõpetuse tunnis, Eestis ei ole liiga palju kogukonnaõpetust. Ja isegi need, kes võtsid selle kursuse, need ei osanud suhelda ja kartsid suhelda. No vot, Mart tahtsid midagi. No mina tahtsin tulla ikkagi Eestisse tagasi öelda. Ma olin Rakvere linnas. Vahepeal juba me olime Šveitsis, eks ju, eeskujul. Ja üksiktasandile tahan öelda lihtsalt seda. Ma tean, ja me oleme pigem nõus, et meil on palju väljakutseid ja tegelikult sellist inimviletsust isegi sõna otseses mõttes, mida absoluutse vaesuse, suhtelise vaesuse, me puutume kokku töötame. Konkreetne näide, minule piisab sellest, et mul on üksik ema 2 lapsega, kes ära majandamiseks peab töötama kella 12-ni öösel, sellepärast et ta muidu ei ela ära, tema lapsed ka ja nii või teised piiratud. Ja kui ma saan pakkuda seda, et ta töö lõppeb kell 9 ja ta lapsed näevad ka seda, mulle see täiesti piisab. Ja kui ma nüüd tean seda, et ta ei ole ainukene ja ma saan seda nagu laiendada, seda võimalust, et teenin rohkem sellel alusel, et see ei ole Mardi kui suuromaniku uus Porsche tegelikult, vaid me jagame selle, sest mul tegelikult ei ole vaja seda Porsche. Ja mulle tundub, et see võib midagi muuta, vähemalt nende konkreetsete inimeste jaoks ja kogu lugu. See on ilus näide, et sa ütled, et sind teeb see õnnelikumaks. Aga selles on minu jaoks driver küll. Näha, et inimene üksik vanem saab kelle midagi läheb kuskil kellegi jaoks ja selle lapse jaoks ka. Seal tuleb võib-olla see banaan, eks ju. Ja see on äge. Aga kuidas seda ühiskonnas kasvatada, et selline... Aga võt see on, ma ütlesin, ma tegin eksperiment, see valmis, ma nägin, et kvaliteet on tõusnud. Inimesed selles väikeses mudelis saavad paremini toime, eks ju. That's it. Minu jaoks on see mäng tegelikult minetanud enda nagu huvi, eks ju. Ja nüüd on küsimus, mul on oma kolleegiga olnud palju see, et ma võiksin teha ju palju rohkem, 10 korda rohkem tööd. See on seotud rahaga, see mind absoluutselt ei motiveeri. Aga nüüd tegelikult see mõte, et laiendada seda võimalust, on ka põhjus, miks me oleme otsustanud, et minu laiskus tuleb elimineerida, eks ma sain kinga. Ja meil on uued inimesed. Ise andsid endale. Ise endale, jah, meil oli väga. Aga me oleme see mikrotasand on ennast tõestanud, miks mitte vähemalt laiendada ja proovida seda ülejäänud, mis puudutab makse ja kõike muud, selle riigi toimimist nüüd nii palju nagu ei kotigi, kui et need inimesed saavad natukene paremini ja varem koju. Ma natuke tahaks ka ikkagi Eestit veel kiita, et minu arust selles ettevõtlikus pole midagi halba, et vaatame ajalugu, siis ikkagi meil on mingi 50, 60, 70 aastane auk on ju võrreldes Šveitsiga ja kui me veel enne vaatame, siis tegelikult see auk on veel suurem, sest saareriigi ajal siin ka ikkagi me olime nagu hoopis teises situatsioonis, kui Šveits sel ajal oli Šveitsi kogukonnad. Ja neil on ikkagi see DNA-s sees, neil on stabiilne aeg olnud nagu palju pikem ja see, et meil on praegu see ettevõtlikkuse faas, mida ma võin kihla vedada, ma ei ole nii hea Šveitsi ajaloo nagu teada, et seal oli ka kunagi see periood, kui see rahvuslik ärkamine oli, eks ju, peale, ma ei tea, Ungari, Austria Vabariik äkki, kui see seal lagunes on natuke teisiti. Ja võib-olla teisiti, no sina aga lihtsalt loogiliselt me ei saa võrreda ennast täna Šveitsiga ja öelda, et nüüd on meil väga halvasti, et me oleme selles ettevõtlikus ja egoistlikus faasis, et see on just loomulik, see on niisugune arengufaas, see on nagu lapsel on see faas,
kus ta, eks ju, võtab teiselt mänguasju ära, seepärast et ta nagu katsetab neid oma piire, eks ju, ja tal tekib kadedus, et õpib nagu maailma tundma ja see läheb üle, eks ju, ja meil läheb ka see üle. Ma ei näe... millal see üle läheb? Kas keegi oskab nagu anda mingi ajahorisondi? Ma olen nõus, et selles mõttes jällegi, kui me vaatame Eesti lähiajalugu viimast 35 aastat, siis otsused, mis on tehtud, on väga vajalikud olnud. Maksupoliitika, mis rakendati, oli väga vajalik, et Eesti 90-ndatel ikkagi nagu kasvas nii-öelda üles või tõestas enda nagu olemasolu väga jõudsalt. Teada on ka see, et kui me võtamegi näiteks neoliberalismi, siis selle hiilge aja tipuks peetakse näiteks eelmist suurt majanduskriisi 2007-2008, kus siis Siis oli loojang juba. Ei, no võib-olla siis oli, või tähendab võib-olla selle tipuks, aga igatahes selles mõttes, et see oli see hetk, kus oleks pidanud nagu edasi liikuma. Ta murdus juba, siis oli murdunud. Aga me ei ole siit nagu edasi liikunud, et me taome nagu endiselt mingid samu trumme, mida me oleme siin nagu tagunud. Me teame, et meil on koostööga halvasti, meil on kogukondadega halvasti, meil on vaimse tervisega halvasti, meil on inimeste toimesaamisega halvasti. Okei, lugesin hästi palju halvasti asju ette nagu, aga et selles mõttes ma mõtlengi, et kus on need nagu väiksed lootuse kiired või võtmekohad, et Mart, väga ilus lootuse kiir on see, et ongi väike kogukond inimesi, kellele läheb võib-olla üksteise nagu heaolu nagu korda. Aga kus me nagu, kui sa eladki Tallinna vanalinnas, kus sa leiad selle kogukonna siit? Et kas see ongi su jooksuklubi ja nagu CrossFiti ruum, kus sa leiad tuleks nagu Covidit levitama hakata. Asi ei ole suugi nii lootuselt, ma just tulin hommikul Võrust, kus ma käisin sellist ka eile õhtul väikest inspiratsiooni avakäiku tegemas meestele üle 50 aastat, kes nagu hakkavad kaotama oma sellist nagu elaani või mõtet nagu, et nagu Võrus tekiksid mingi grupi, et mehi tuleks kokku ja ikkagi nagu küsiksid, et mis me teeme, et see täiesti üks näide, et asjad juhtuvad, et ma ei oleks väga skeptiline ikkagi, me oleme sotsiaalne liik ja selles mõttes ma ei arva, et nad midagi kaotamas on, ma arvan, et nad lihtsalt vanamoodi ei taha enam edasi, siis neil tekib teatud küsimus. Vähemalt nad tulevad kokku ja arutlevad selle üle ja see on ikkagi selline kogukondlik või mingi läbikäimine, mis nagu elukvaliteeti. Mina ei paneks vanadele inimestele üldse panust, sest aitäh, kus sa selle piiri? Ma tean ise, et kui liiga palju aega ei ole, aga küsimus on siiski noortes. Kuidas me kasvatame noori ja alates lasteaiast kuni ülikoolini välja. Sest sellest sõltub tegelikult kõik, sest kui noored kaasa ei tule sellega uue mõtlemisega, uue tegutsemisega, uue suhtumisega, siis asi sureb välja lihtsalt, sureb välja. Mina võin öelda, ma olen 7 aastat VHK-s siin Vanalinna hariduskolleegiumis gümnasiste õpetanud. Algasin nagu majanduskursusega, aga täna on see siuke semipsühholoogia, suhtumise, majanduse miks. Ja lihtsalt üks näide, et mul oli vanasti EBS-is oli rohkem aega panin seal koolitustele ja vähem gümnasiste, nüüd ma olen kõik nagu enamus, ma eelistan gümnasiste. Miks? Sellepärast, et ma näen, et on lootus. Et ma ei saa aru, mis seal täpselt toimub, et ma tunnistan, aga ma näen, et seal ikkagi kõik saab korda, ärge muretsege. Sest ma näen, et neil on see nagu see ettevõtlikkuse driver on selgelt väiksem kui näiteks siis, kui mina olin sama vana, see on fakt, siin ei ole mingi küsimustki. Ja ma näen ka seda, mida meedias, mul üldse see väljend ei meeldi, aga ma seda hashtag'a sõna isegi nimetasin. Et seal ma saan aru, miks seda niimoodi nimetatakse, et seal on teatud pehmus, eks ju, aga mida meie põlvkond ei tunne ja võib-olla eelmine ka, aga minu arust see ongi vajalik, selle pehmuse taga on selline side maailmaga hoopis teisel tasemel, kui meil oli, eks meil oli see, et kõigepealt ma teen endal asjad ja siis nüüd ma võib-olla siis hakkan jagama seda teistega, ma näen, et nad suhtuvad teistmoodi, see tundub nagu kuidagi nõrk, eks ju, alguses, kui sa peale vaatad, et seda sellist nagu ära tegemist ja kõike seda nagu powerit, mida sa ootad sellist maskuliinsust vähem, aga ma näen, et seal on midagi, millel ma ei oska näppu peale panna ja see on väärtus.
see on suur väärtus, et tahaks nagu välja kutsuda natukene seda usku noortesse sellest perspektiivist ja siis vaielge mulle vastu mu mõttekäigule. Olen ka väga palju töötanud noortega, olen teiste kõigist ka siin kõige noorem, aga ja mina kuulen ka tihti, lähedki kuskile kooli, sul on seal need abituriendid ja siis tulebki osa või see maavanem või kuidas me neid kutsumegi, vallavanem, linnapealik, vallavanem ja siis peab kõne ja siis ütlebki, et ai noored, teie käes on nüüd tulevik. Aga mina küsiks, et esiteks, et millal me neid otsuseid vaja vastu võtta on. Kui meil on vaja neid otsuseid, mis muudaks midagi vastu võtta 30 aasta pärast, siis jaa muidugi, noored, te siis olete võimu juures, aga täna on ju võimu juures, teie olete võimu juures, täna on võimu juures inimesed, kes on 40 pluss. Nad ei ole 18, nad ei ole abituriendid, kes alles mõtlevad, kas nad lähevad aastaks Austraaliasse raha koguma või lähevad ülikooli või lähevad otse tööle. Et minu väljakutse küsimus on see, et kas me ei peaks, et me võime uskuda noortesse ja absoluutselt me peame nendega tegelema ja neile võimalusi pakkuma ja olema ettevõtlikud, et me ei pea seda ära kaotama, aga minu mõte on selles, et aga mis oleks, kui me paneks ka sellist energiat nagu tänaste inimeste juurde, kelle käes on võim mõjutada seda, kuidas me mingit protsessi ühiskonnast päriselt ellu viime. Et kui me hariksime oma ministreid ja Riigikogu liikmeid sellest, et kuidas maailmas globaalselt toimuvad protsessid Eestit ka päriselt mõjutavad, et nad ei tee paanikas otsuseid, nagu täna tundub, et iga päev on uus paaniline uudis. Mis te sellest mõttekäigust arvate? Nõustute, ei nõustu, olen naiivne. Et sa oled meist kõvasti noorem. Nii nagu noort iseloomustab selline kaldumine liberaalsusesse ja idealismi, mis muutub keskeas konservatismi ja künismi, eks ju siis. Ma sinna veel pole jõudnud. Ma ükskord kutsusin, ma olen üldse töö juurde LHV 17. korrusele väga erinevaid inimesi kutsunud. Ükskord ma kutsusin Eesti pearabi, et ta räägiks, et kuidas on juudid osanud 1700 aastat ilma kodumaata püsima jääda ja sealjuures edukad olla. Nad ütlesid, et pearabi vastus oli see väga lihtne. Me säilitame oma põhimõtteid ja ei anna üheski punktis neile järgi. Me käsitleme neid paindlikult, kuid me ei tühista ühtegi põhimõtet, oleme järjekindlad. Sest kui me laseme kuskil ümber nurga, kogu süsteem, kogu väärtussüsteem vajub kokku. Ja, meil ei ole nagu seal, ütleme siis. Aga nüüd ongi, mis meie probleem on. Kõik tsivilisatsioonid algusest peale, mis on tekkinud 10 000 aastat tagasi, põhinevad mingil käskude ja keeldude süsteemil, millest peetakse kinni, millega arvestatakse, mida õpetatakse täpselt nii nagu seal Šveitsis. See ei olnud mingi leiutus, seda tehti 7000 aastat tagasi alates kõige nooremast ajast. Näiteks kui Darwin sõitis ümber maailma, siis ta oli väga üllatunud, kui selline vanakratt tulema indiaanlane rääkis, et kui nüüd nälg tuleb, siis kõigepealt süüakse ära vanad naised. Siis süüakse koerad, siis Darwin küsis, et milleks koerad hiljem. Koerad oskavad hülget püüda, vanad naised ei oska. Siis süüakse ära vanad mehed, sest nemad jäävad ellu veel sellepärast, et nemad teavad, kus hülged asuvad. Ja siis läheb järg meeste ja naiste kätte ja kõige viimaks, siis süüakse meid ära, lapsi ja kõige hiljem süüakse ära siis järgi mööda elujõulisi noori mehi ja naisi. Kõik. See oli siis õpetati vähemalt 4-5-aastane poiss oskas Darwinile seletada. Ja nii on tegelikult kogu aeg väärtussüsteem õpetatud. Mitte sellised? Mitte sellist. Aga see on lihtsalt kõige drastilisem näide. Ma vahepeal korra vaatan siia publikusse ka, et ma siin õige varsti vaatan siin kutsuva pilguga teile otsa, et kui teil on tekkinud põletavaid küsimusi või arvamusi meie arutelu osas, siis
mõne hetke pärast vaatan, kas kellelgi on midagi arvata või mõelda või küsida. Aga siit veel mõtlen, kas keegi tahab veel, Kaire, tahad ka reageerida minu nooruslikule idealismile? No mina arvan juba see, et me siin praegu istume ja sellel teemal vestleme ja see kantakse ka üle, et juba see on tegelikult juba hea märk ja minu arust võiks selles vaimus ka jätkata. Okei, sa tegid natuke juba nagu lõpusõnad siin. Aitäh, hakkame siis astuma. Okei, nii, aga ma vaatan siis, kas kellelgi on midagi tahate ise küsida. Meil on siin mikrofon, nii, palun siin. Maiko, sulle sõna. No ma võtan kohe algusest. Äkki pärast ei saa. Aitäh, et tulite siia meile rääkima. Väga äge on olnud. See dividendi näide, mida siis Mart tõi, mis oli nagu on inspireeriv, äge, et seda nagu sellisel tasandil ühiskonnas toodud, et see toimib suurepärane. Siin oli argument, et siis kukub ju sotsiaalmaksusüsteem kokku, et meil siin tekkis siin reas igasuguseid küsimusi, läheks kohe kaevama, vaatama seda maksusüsteemi, aga üks tähtis aspekt, mille peale siin mõelda tuleb, et kui me toetame inimesi, kes on siis nii-öelda toiduahela kõige madalamas osas, siis seda kokku korjatud sotsiaalmaksu on palju vähem vaja kokku korjata, sellepärast, et inimesed on terved nii kehas kui ka vaimus. Ehk siis, et see turvavõrk, mida on vaja finantseerida sotsiaalmaksuga, et selle hulk väheneb, et see on lihtsalt üks minu meelest tähtis punkt, mida nagu siin käsitleda või mille peale mõelda, olgugist, et meil on vaja ühisesse kassasse ikkagist raha tuua kuidagi on ju. Jah, aitäh. Ei, ma ütlen kommentaar, ma ütlesin, et kui kogu majandus 670 000 inimest hakkavad niimoodi palka saama. Kui see kõige madalam kiht saab, see peaks olema... Selles mõttes, kui meil on palk on olemas, me räägime kasumi jaotusest, küsimus on selles, kas meil on 600 000 omanikku, kes saavad osa sellest samast kasumist või need on 60. Proportsioonid jäävad teile samaks, palganud maksame sotsiaalmaksu, muidu läheb kinni. Eestis on ju väga palju erinevad ettevõtlusvorme, OÜ, ettevõtluskonto, FIA. Üks asi on see, et kui sa maksad selle inimese, kes saab 7000 sotsiaalmaksu ja viid selle palga seaduslubatud alampiirini, siis ei, see kehtib sektoris, kehtiv palk, ma olen sellega väga kursis. Nüüd on sektoris, varem ei olnud. Ja oli, see maksuametil on täiesti selgelt sektoris kehtivad palga raamid on olemas. Minu arust on siin nüansse veel jälle, ma peaks igaüks räägib oma seisukohaks, mina olen ettevõtja, eks, et näiteks kui minul iga kord, kui mul esimesed jäägid tekkisid seal mingi 90-ndatel, mis ma tegin, ma investeerisin, ma lõin uusi ettevõtted, ma kokku vist mingi 58 ettevõtte sünni juures olnud, eks ju elu jooksul, ehk see on siuke minu loomulik drive, et kui mul jääb üle, eks ju, siis ma ei osta teist autot, vaid ma teen uue ettevõtte, eks ju, sa alates leiad mingid ja ma tegin neid liiga palju, ma vahepeal olin 20, üle 20 oli korraga ja siis ma kaotasin, nüüd on palju vähem, eks ju, aga ehk siis mind huvitab ettevõtjana see või ettevõtliku inimesena, et kui sa selle sama, näiteks kui ma oleks iga kord selle dividendid ära jaganud, kõik seda töötajad, oota, ma ei ole kindel, et oleks tekkinud 58 ettevõtet. Absoluutselt, ma olen suga nõus. Sellepärast, et see raha oleks läinud tarbimisse ja võib-olla isegi, kui tarbimist hakata vaatama, siis no ma ei tea, Hiina statistika näitab seda, et suhkrut ostetakse rohkem ja see ei ole tervisele üldse hea. Täiesti nõus ja ongi praegu, see on meie probleem. Me jõudsimegi praegu, nagu ma ütlesin, et nüüd me hakkame laienema ja ma pean tunnistama, et laienemiseks ega me ei ole mingid, me oleme kõik laiali jaganud mingisuguseid ressursse, mille baasilt laiendada ei ole, tuleb kaasata uusi kapitali. See on kõik nagu teelatehnika, eks, aga see on jumala õige point, eks, et siin tuleb nagu läbi mõelda, et mis on need eesmärgid ja kuidas me neid rahastame ja seal ei ole, tekib ikka mingisugune ebavõrdsus võib-olla küsimus, aga tabasid naela pealt, me oleme selles seisus täpselt. Kõik on laiali jaganud. Ehk siis kui see nüüd see raha, mille sa selle uue ettevõtte loomise asemel jagad sinna nendele, kes ei saa eluga hakkama ja kes peavad mõtlema, kas talve üle elada või mitte, sellest ma saan aru, eks ju, aga see miinuspool on see, et tegelikult see ettevõtlikkus ei pruugi üldse levida. Aga õnneks on raha maailmas nii palju, et seda saab nagu alati juurde. See ei ole üldse probleem, sest kasumi jagamine töötajate vahel on maailmas üsna levinud. Ja, ma tean, meil on see ka igas ettevõttes. Seda prooviti isegi Nõukogude Liidus teha. Ma võin vastupidise näite tuua ka, et ma mäletan esimest korda, kui ma Uusmaas, me olime 8 osanikud
mina ja mu parim sõber on ja siis lõime 50-50 ja siis ühel hetkel mul ka, ma lugesin mingid raamatud ja käisin koolitust, mõtlesin ikkagi seal oli see üks mingi Tomatoes mingi ettevõte, mis umbes teeb nagu sinu asja, aga veel laiemalt, et seal nad ühesõnaga, ma ei tea, kuskil soojas kliimasse ettevõte on. Ja siis mul tekkis ka inspiratsioon, et nad peaks ka ikkagi nagu osalust taotama uues maas ikkagi ja siis valmistasin ette pakkumise, eks ju, põhimõtteliselt nad ei pidanud mitte midagi oma tööstaaži eest, oleks nad osaluse, eks ju. Ja siis valisin 7 inimest välja, valisime koos. Ja siis ma esitlesin neile, siis ootasin neid nagu selliseid grupi kallit, on ju, vastu vaatasid sellised skeptilised pilgud. Ja siis nad läksid koju mõtlema, eks ju. Ja siis, ma mõtleks, oli 5 või 6 inimest ja nendest 2 tulid stressiga järgmine päev tööle, üks jäi haigeks isegi suurest stressist. Ja siis tuli välja, et nemad vaatasid seda, ühesõnaga osad ikkagi tulid osanikeks, aga minu näitel siis 1/3 said sellest sellise stressi, et nemad arvasid, et ma tahan mingid oma jamasid nende kaela panna. Et nagu never ever ei taha nagu olla stressis siis, kui turg läheb alla, sest me olime koos ühest kriisist juba läbi käinud. Nad olid näinud mind nagu depressiooni piiril, eks ju, või läbipõlemise piiril. Nad ei taha nii, nad tahavad stabiilsust, need inimesed on ikkagi väga erinevad ja seda tuleb ka nagu austada ja arvestada. Et ma arvan, eks ju, sinu puhul ka, et ma arvan, et sa varem või hiljem või uued, kes siis seal tegelevad sinu asemel, et te peate arvestama, et osad inimesed hindavad stabiilsust rohkem kui natukene suuremat sissetulekut. Ja kui sa annad talle valida, et kas ta kõigub koos sinu kasumiga või saab 10% rohkem kui naaber, aga on stabiilne, eks ju, kuigi sa võid talle seletada, aga ettevõte võib üldse ära kaotada, siis see niikuinii kõik kaob ära ja see pole tähtis. Tema tahab seda stabiilsust, eks ju. Ja võib-olla isegi pangas, eks ju, kui ta läheb panka oma liisingut võtma esimest või korterilaenu võtma, siis see hindab samamoodi seda stabiilsust ja vaatab, mingid dividendid siin tulevad, lähevad kord kvartalis, jätab selle kõrvale, vaatab, et aga mis see ikkagi see stabiilne, kindel sissetulek on. Laenuvõtjate suurem peavalu on see, kas ujuv kurss või protsent või stabiilne. Ja nii, Markus tahtsin jälle. Meil on veel üks küsimus publikust, aga... Ma vastan su eest. Ja täiesti tava, ma tead, see on piinteer tam tätteks. Tõepoolest, mul on öeldud, kui venekeelne spetsialist ütleb, Mart, nifiga nii panima ju. Aga ta verjaju. Okay. Aga on ka inimesi, sest me pakume valikut. Meil on lihtsalt hardcore tööleping, mis kõikide maksudega võimaldab sul seda koos kõikide tagatist. Ja nüüd on siis see liberaalsem variant palk koos dividendid, mis on oluliselt kõrgem, eks ju, aga sina valid. Ja me seletame tõesti nendele inimestele, mis need hüved on ja meil on tegelikult ka valikuid, kus jään töölepingu juurde. Aga valdavas osas on jah, et meie olukord on see, et kohe ja praegu kätte, eks ju, see, mis homme ja mis pensionid puudutab, ma ei pruugi eladagi siin on nagu see, aga ma pakungi valiku inimestele. See on see, mida ma tahaks näha. No korra nüüd vaatan jälle publikusse, meil on seal veel üks küsimus ja üks küsimus veel ja veel. Nii et võtame siit kõigepealt Maia-Liisa. Jah, ma tahtsingi, nagu Maiko mainis, et meil siin tekkis arutelu selle Mardi mudeli tagajärgede üle, et ma saan aru, et küsimus on ju selles, et kellele kasumit jaotatakse. Ehk et hetkel see on ju see sama kasum, mida jaotatakse palju vähemate inimeste vahel. Sinu tehtud mudelis jaotatakse seda palju rohkemate inimeste vahel ja ongi ju küsimus, et seda, kas sa jaotad seda kõike rohkemate inimeste vahel või sa jaotad osa, sellest on ja neid mudeleid on erinevad. Et mulle tundubki, et meie jaoks ongi harjumatu see, et seda kasumit jaotatakse väikesepalgaliste töötajatega, sest kõrgepalgalisi töötajaid peame me ju kogu aeg meelitama optsioonide, pinksilaudade ja kohukestega, aga kuidagi nagu vaesed inimesed töötagu nälja hirmus ja siis kui me nagu neile midagi jagame, siis meil on suur hirm, et äkki nad siis ei olegi enam näljas ja äkki neil on siis toredam elu. Et mulle selles mõttes tundub, et nagu laiem efekt võiks ju siis olla ju positiivsem seesama, et siis meil võib-olla seda sotsiaalmaksukulu ei olegi nii palju, sest teatavasti vaimne tervis korreleerub väga hästi sissetulekuga. Ehk et nii-öelda kõrgema sissetulekuga on sul palju vähem elumuresid, sest su sissetulek isoleerib sind elumuredest ja sul on suuremad varud, millega nende elumuresid lahendada. Ehk et võib-olla see kollaps ka isegi praeguses süsteemis ei ole nii suur sellise mudeli puhul, sest lihtsalt neid sotsiaalkulutusi ei ole ka nii palju, kui inimestel on natukenegi paremad võimalused ellujäämiseks. Nii, ma ei lase teil praegu reageerida, kuulame veel sealt, olid veel suured käed püsti. Väga kiire küsimus. Et siin publik arvab. Vestlus algas sellest, et 10% on nagu überrikkad. Millal Eestis jõutakse siis astmelise tulumaksuni? Nii, okay. Ärge veel vastake, nii, kuulame veel, seal oli Imre, sinul oli küsimus äkki? Ma olen kõigepealt. Okay. Nii.
tahtsin lihtsalt märkusena öelda, aga juba Ville ja Mart tegelikult rääkisid sellest samast teemast haakuvalt selle sotsiaalmaksusüsteemiga, et ma olen lihtsalt ise kogenud oma elu jooksul ka korduvalt ja hästi palju seda, et on hästi palju inimesi, kes tahavad ja naudivad just nimelt seda stabiilsust. Ehk et ma tegelikult arvan, et see hirm, et see sotsiaalmaksusüsteem kuidagi kollapsisse satub seetõttu, kui sellist skeemi pakkuda, nagu Mart pakub ja nagu paljud teised, muuhulgas advokaadibürood, ise olen ka advokaat, et seda ei juhtu, sest et valdav osa inimesi tegelikult soovib stabiilsust saada. Ja teine aspekt on lihtsalt see, mida ma tahtsin ka mainida, et see käis ka juba läbi siin, eks ole, et Mardi sama näite puhul, et kui meil on need miinimumpalgaga inimesed tööl ja me anname neile nii-öelda siis suuromaniku lahkel loal või tema vastutulekust tulenevalt dividendina tulu juurde, ega see riigi maksusüsteem, see sama sotsiaalsüsteem ju mitte midagi tegelikult ei võida ega ka kaota selle pärast, et ega kui me neile seda dividendi tulu lisaks ei maksaks, ega nad palka ikka rohkem ei saaks. Ehk et summa summarum, kõik jääb samaks. Tahtsin lihtsalt repliigi ennist öelda, aga siin juba see tuli nii-öelda päevakorda. Lihtsalt saab parem koju lapse juurde. Nii, ja võtame Imre sinu kommentaari ka. Aitäh, kas te jõuate küsimusi meelde jätta üldse? Kõik ei ole ka küsimus, on ka arvamused. Igatahes, meil oli vahepeal siin küsimus selles, et mis peaks olema üldse nagu ühiskonna väärtused, et näiteks Rabi rääkis midagi, eks ole, ja siis need pärismaalased seal Lõuna-Ameerikas rääkisid midagi. Aga et mis peaks olema siis meie, näiteks Eesti jaoks sellised põhilised väärtused, millest üldse juhinduda meie elu korraldamisel ja meie elamisel siin? Okei, aitäh. Ma siit võtaks, et need 2 sõnavõttu olid sotsiaalmaksust, aga siis on küsimus selles, et küsikski, et kas te arvate, et millal, et meie Eesti ühiskonnal oleksime valmis astmeliseks tulumaksuks? Ma arvan, et ühiskond oleks selleks täitsa valmis, sest selles ei ole üldse probleem. Muuseas, viimane IMF-i country report, mis oli puudutas Eestit, soovitas üsna tungivalt mitte alandada toiduainete käibemaksu, vaid viia sisse astmeline tulumaks. Sest neid riike maailmas, kus aeg-ajalt on katsetatud, ühesugust tulumaksu on küllalt vähe. Ja praegu on vist on Ungaris, Euroopas, ainuüksi. Mujal on kõikjal. Ma Riigikogule andsin vaatamiseks Ühendriikide tulumaksu, üksikisiku tulumaksu korralduse alates kodusõjast kuni siiani, kahju, et ma kaasa ei võtnud. Seal on kõikunud tulumaks paarikümne astmeliselt kuni 2 astmeliselt on olnud mõned aastad proportsionaalne, kuid on nüüd viimane aeg pärast esimest maailmasõda on olnud kogu aeg astmeline. Ja selliseid riike ja Reaganile tehti omal ajal ettepanek viia sisse jälle tagasi minna proportsionaalselt. Reagan vaatas, see oli Stanfordi ülikool, vaatas seda ettepaneku, ütles, et ei saa, et see ei ole õiglane, et on liiga vähe progresseeruv. Ja oligi kõik. Aga vaat meie nüüd väärtuste juurde tagasi tulles, millised väärtused on? Me räägime, et meil on kristlikud väärtused, vähemalt meil on neid räägitud kogu aeg. Aga me ei tee siiamaani vahet selle lesknaise veeringu ja rikka rahakoti vahel. Ja mõtleme, et mõlemast kohast tuleb ja peab võtma ühe taoliselt ilma erandit. Ja vaat siin ongi meie väärtussüsteemi lõhe ja arusaamiste lõhe. Väärtussüsteemis on asjad sellised, et õiglustunne peab olema autunne, peab olema kaastunne. Ja õiglustunne vist on siin. Aga muuseas, selles samas IMF tuletas ka kogu aeg meelde, et hea, lihtne maksusüsteem on hea, aga ta peab olema ka õiglane ja mitu korda. Lugudes on täiesti kättesaadav. IMF, need country reports. Ma viskan siia 14 juuli. Ühe niisuguse, tulen kapist välja ja viskan pommi ja teil on võimalik. Viimaste minutite jooksul, Marta. Ja, et nüüd võtke need tomatid ja mädanevad kapsad välja, eks. Mina kandideerin Lasnamäel
number 1. Kui viskate täpselt. ja ma olen parempoolne. Nii et sellega saite praegu vastuse, mis mõõdab astmelist tulumaksu. Istud minust parem. Aga väärtused? Väärtuste osas ma küll lisan, et absoluutselt parempoolsena ütlen, et tugevate roll ja kohustus on toetada neid, kes vajavad toetust või on nõrgemal positsioonil. Nii, Kaire? Ja minust juba võiks nagu selle küsimuse natuke teistmoodi esitada, et mitte, et kuidas me seda raha ümber jaotaksime ja kas astmeline tulumaks või mitte, et pigem, et mis annaks inimestele aega juurde ja vaadata, mis siis üldse välja tuleks. Et isegi kui nüüd inimestel on natuke rohkem raha käes, kas annab neile ka aega juurde, et nagu hoopis teise küsimusega asjale läheneda. Ajarikkust, mis võiks tekitada? Mis kasvatus? Ma ütlen, et see on probleem poolele elanikkonnast. Teistel poolel on see, et oleks kõht täis. Ja kuni see küsimus ei ole lahendatud, see aeg maksab vähe. Nii nagu need, kes rääkisin meditsiiniõdedes, 20 tundi päevas. 24 tundi päevas. Sa töötad 24 tundi päevas. 24, jah. Ja, aga ma arvan, et seal on kindlasti ka näiteid on see, et ka temal on internet ja ka tema tahab 2 korda aastas käia mingil soojamaa reisil. Ja seetõttu, kui tal on vähegi võimalik, siis ta läheb, võtab selle teise töökoha juurde, et seda enda lubada. Et ma ei ole päris kindel, et see kõigil neil on nagu äraelamise teema. Vaid ma kardan see, et see probleem võib olla ka nii, et juhul kui me tekitame mis iganes võluri abiga, eks ju, kõigil aega juurde, siis keskmine eestlane võib olla lihtsalt töötab 2 korda rohkem. Läheb siis, võtab veel ühe, tahab lihtsalt rohkem sissetulekut või rohkem majanduslikku vabadust. Üldse ole nõus, tuleb vaadata perekonna uuringuid, kui palju pereliikme kohta on tulu 1., 2., 3., 4. ja 5. detsiilis. Sealt ei lähe kuhugi kuuks ajaks soojamaale, mitte mingil juhul. 1-5. Sa mõtled 1. ja 2. ei lähe? Ei, 1. 5. 1. kuni 5. Ehk siis poole. Nii, aga siis Kaire, tahtsid veel ma tahtsin lisada, et ma olen mitmeid aastaid nüüd uurinud Eestis platvormitöötajad, need on need, kes sõidavad näiteks Bolti, toidukullerid, teevad platvormi vahendusel tööd. Kui ma tegin intervjuusid nendega aastal 2020, 2021, oli seal väga palju inimesi, kes ütlesid, et nagu palgatööga ma teenin endale leivaraha, platvormitööga ma saan vorstileivale, et ma saangi selle välismaa reisi endale lubada, ma saan mootorratta ajaks kogun. Ja nüüd ma tegin see aasta ka uuringut, ka rääkisin platvormitöötajatega, just taksojuhtide ja kulleritega. Nüüd mul ei olnud mitte ühtegi sellist inimest, kes oleks samat asja öelnud. Mul oli väga palju enamus, kes ütlesid mulle, elan päev korraga. See on minu jaoks ellujäämisstrateegia, ma ei tea, mis homme toimub. Usun. Palgavaesusest. Palgavaesus, jah. See on viimase 5 aasta parem ei olnud. Mitte ühtegi inimene, keegi ei olnud, et tahab vorsti reaalne. Ma vaatan kella, meie vestlusõhtu aeg on otsa saanud sellisel noodil. Me isegi ei anna sellele noodile hinnangut. Saame ise siin oma mõtteid, arutelusid edasi pidada. Aitäh teile, et olete siin kaasa mõelnud. Lõppsõnasid ei saagi öelda siis, jah? Ma nüüd tahtsingi öelda, et aitäh teile ja ma tahtsingi öelda aitäh teile ja annan teile veel võimaluse siis oma lõppu mõte anda ja võibollagi, ma ei teagi, mis te siis kokku võtate, et me oleme siin arutanud laialt ja kitsalt ja Šveitsist oleme rääkinud, et kas meil on selline kestlik majandus inimeste keskkonda arvesse võttev võimalik või mis teil sealt peast tuleb, üks lause? Palun. No mul on küll, ma mõtlesin, ma tahaks selle välja öelda. Ehk siis ma olen veendunud, et vanamoodi ei saa edasi. Aga ma olen mul on süda väga rahul. See ei saa olema ilus, aga kui me midagi muuda, siis see muutus tuleb niikuinii. Et siis lihtsalt keskkond surub veel selle muutuse peale, siis see on lihtsalt valusam. Ja kui me oleme nutikad nagu ühiskonnana või kogu planeet maaelanikena, siis me
me lihtsalt teeme ise seal midagi ja kui me ei tee midagi, siis tehakse meie ees see muutus ära. Et selles mõttes ma üldse ei muretse, muutus tuleb kindlasti. Väga hästi, aitäh. Ma panen veel lõppu selle, et mina ei muretse ja oma pead sellise kosmiliste ja suurte protsesside ja minu pärast võib siin taevas sadada bussnube või mis iganes ja arvestada geopoliitikat ja sõdasid. Mina teen seda, mis ma suudan ja kui ma näen, et selle oma tegevusega ma saan kellelgi ja teistel inimestel elu aidata paremaks muuta, siis ma seda teengi ja kogu lugu. Mina oma õnnetuseks tegelen just globaalsete probleemidega ja Eesti makroprobleemidega. Ja kõige suuremat probleemi ma näen selles, et kui me ei õpi ühiskonnana, kogukonnana elama, alates sellest kõige madalamast tasemest, perekonnast, kui meil perekonnad ka ära lagunevad, kuidas me saame siis suuremat kogukonda koos hoida. Siis me ei saa edukad olla, sest sipelgad ehitavad ka oma koostöös ja mesilased täpselt oma majad ja talvevarud. Koostöö on väga oluline, teineteise mõistmine. Aitäh. Minu soov oleks, et te kõik, kes te siin olete, lähete koju ja mõtlete täna ja homme, või need, kes ka videot vaatavad, et mida te saate ühe asja ära teha täna või homme, mis kasvataks sellist seda ühiselt loova mina kuvandit meil ühiskonnas. Olgu see siis kas või Facebooki postitus, olgu see oma lapsele ütlemine, et ühis leivaküpsetusahi oleks tore asi. Et mõelge üks asi, mida saate täna homme teha, et seda kuvandit kasvatada. Ja mina ütlen teile seda, et kui te tahate sellistel teemadel ja veel sügavamalt ja veel laiemalt arutada, siis järgmine nädal Nelijärve puhkekeskuses elukasvujärgses Eestis konverents, 2.–3. oktoober olete oodatud. Levitage sõna, esimest korda Eestis sellises mahus sellise nagu platvormi me sellistele teemadele loome, et siis kas või ühiskonnas alustadagi neid vestluseid, nagu me täna oleme siin alustanud. Aitäh teile, ma annan teile tänutäheks meenena kaasa, kõik võite palun teile lugemist siin veel palju huvitavaid raamatuid. Nii, aitäh teile. Ettevõtlused. See raamat on, ma andsin juba ära. Taimede olemuse jälil. Jah, Planta Sapiens taimede olemuse jälil. Teaduspõhine. See sari on väga cool. Ja pastaga saate kõik head mõtted kirja panna. Tegin lahti täpselt, mida endal Lippmaa mulle rääkis. Rakkuline teadusolek. Võttu ennustusmasinad. Ja raamat. Nii et aitäh teile, ma arvan, et me peame siin mingite X minutite jooksul nüüd vabastama ka muuseumi, sest nad on suletud, aga võite maja ees edasi juttu rääkida. Pidu!